Aga tere ka minu poolt, head, kuidas siis öelda, alalised kagueestlased ja ajutised kagueestlased võib siis praegu täna öelda. Ja kui mul paluti tänasel avaseminaril esineda, siis korraldajad palusid, et kõigepealt võiks rääkida nagu kuidagi isiklikust kokkupuutest selle teemaga või piirkonnaga. No minul ei ole palju välja mõelda ja kui ma vaatan seda ka seminari pealkirja, mis on õnnevale, siis kui ma isiklikust oma õnnevalemist räägin, siis ma arvan, et päris suur osa selles minu õnnevalemis on juured. Olen sündinud Taageperas. Lühidalt öelda Valgamaa mulk vist praegu, aga traditsiooniline Mulgimaa. Seal oma esimesed aastad siis elanud ja koolis käinud ja just kohtasin siin Kalle Visterit, kes oli alakooli direktor, hiljem ta on minust palju noorem, aga seal koolis ma käisin. Ja siis väga huvitav üks mõte, mida ma tahtsin nagunii rääkida, tuli siin ühe Kagu-Eesti inimese käest välja, et miks siin Kagu-Eestis nii ilus või hea on ja seal samas alakoolis käies kuskil algklassides viidi meid Tallinnasse ekskursioonile, ma ei olnud seal Viljandist kaugemale suurt ennem jõudnud. Ja siis kui ma Viljandist sealt läbi jõudsime ja väga lauskeks hakkas kiskuma, väga tasaseks see maa, eks ju, ja siis ma küsisin õpetaja käest, ajasin silmad suureks ja mul kogu aeg tuli kohe see küsimus, õpetaja, kuidas need inimesed siin elavad? Siin on nii kaua. Õpetaja muigas ütles, et meil on siis vedanud, et me elame seal, kus ei ole nii kaua. Ehk need väiksed ormid, jõed, järved, künkad, et ka praegu, kui ma sealt sõidan sinna Taagepera kanti või siia Lõuna-Eestisse, kui Viljandist lähen läbi ja Loodist tuleb niisugune esimene niisugune korralik niisugune küngas, siis südamalt läheb soojaks. Nii et kindlasti ma tunnen, et see Lõuna-Eesti ja Kagu-Eesti loodus, õhk, inimesed, nad on minuga kaasas. Elu on viinud mind siit küll kaugemale, aga ma ei unusta seda kunagi ja käin siin väga hea meelega ja see teeb alati südame soojaks. Ja võib-olla teine isiklik kokkupuude, kui me nüüd räägime sellest, et Eesti vajab paremat regionaalpoliitikat, sealhulgas need piirkonnad, mis jäävad Tallinnast kaugelemale. Ja teine isiklik kokkupuude, kui me räägime sellest teemast, on Võhma abilinnapea ja linnapeana, kus meil juhtus paras õnnetus, kus siis 80% tööealist elanikkonnast Võhmas tööd andev Võhma lihakompaniid 2 korda järjestas pankrotti. Et seal ma sain need võlud läbi käia, nii et ma ei räägi lihtsalt teoreetiliselt sellest, mis on Eesti regioonide võlud ja valud või väikelinnade või külade, vaid ma olen selle oma nahal läbi käinud ja ka see oli paras pingutus, ma arvan, et üht-teist me jõudsime selle ära teha. Suutsime ikkagi mõned töökohad tuua. Üldhinnangul Võhma on heas mõttes magala, seal on kõik teenused, seal on palju elamispinda, kõik need majad on inimesi täis, ühtegi maja lammutatud ei ole. Nad käivad tööl Türil, Viljandis, Paides, Põltsamaal ja sellega on okei. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema nendele regionaalpoliitilistele meetmetele, mida me siin ka Kagu-Eesti tegevuskavas või regionaalset arengustrateegias, ega need on täpselt need samad sammud, mis mul Võhmas seal tuli läbi käia. See on kõigepealt, et inimesel on eluase normaalne, ehk see korter või maja on köetud, vesi sees, kanalisatsioon olemas, elukeskkond teenused, ehk lasteaed, kool, elementaarsed asjad, võib-olla sotsiaalteenused, mida omavalitsus pakub. Ja siis enam-vähem normaalse palgaga töökoht. Et seda vaja on ja kõik need toetavad tegevused, mis siin piirkondades on, tegelikult peavadki toetama kõiki neid põhiasju. Ja laiemas pildis ühendused, et ma olen siin Võru 2 päeva juba olnud siin kandis, eks ju, esimese päeva olin Võrumaal, eile olin Valgamaal, kohtusin omavalitsusjuhtidega, ettevõtjatega. Et ikkagi igalt poolt, ja tänapäeva elus on ka näiteks niisugune asi, on peaaegu et inimõigus, ilma milleta enam hakkama ei saa, on kiire internet. Ei saa see, kui me tänapäeval räägime ka kaugtööst või ettevõtjast, kes peab oma asju ajama, kui tal ei ole seda loomulikku tänapäevast ühendust, siis on väga keeruline hakkama saada. Aga ka teed, Kagu-Eestis räägime jälle kruusateed, et lisaks nendele niisugustele võib-olla
täpsematele regionaalpoliitilistele meetmetele, kohaliku omavalitsuse tulubaasile ja niisugustele asjadele on riik saab sättida, siis endiselt kerkivad üles need infraprobleemid. Et kui ei ole korralikku teed, kui ei ole korralikku internetiühendust, siis on väga raske siin elada ja noh, vot see on see koht, kus siis ütleme, riik peaks tõsiselt pingutama. Aga ma loodan, et siis nii täna kui järgmiste päevade jooksul see küsimus, et mis on siis Kagu-Eesti õnnevalem, saab siis tublisti sisustatud. Et nii kohalike poolt suunised antud ja mured ära räägitud, kui leitud need ühised lahendused. Ja ma arvan, et igapäevatöösse kindlasti aitab, kui ametnikud on siin kohalike inimestega, kohalike omavalitsuse esindajatega, ettevõtjatega koos. Nii, Kagu-Eesti lugu. Ma väga pikalt kõigest sellest muidugi ei räägi, minu järel on vist Mart Mägi, kes on numbrites palju osavam ja palju pädevam. Aga üldise vaatena, et jah, 3 maakonda, võib öelda, et 4 maad, et Vana-Võrumaa, Setomaa, Mulgimaa, Peipsimaa, 11 kohalikku omavalitsust ja kokku üle 80 000 inimese. Viimane number küll veidi väheneb, negatiivne iive, aga rändesaldo on positiivne viimane aasta. Et üks väike niisugune positiivne märge siia. Ehk see moment, kus me saaks tegelikult toetada seda, et inimesed tulevad nii välismaalt tagasi siia piirkonda elama ja töötama, kui ka linnadest tagasi, on täitsa olemas ja seda oleks vaja toetada. Ja muidugi see üks trump või üks õnnevalem osa on see mitmekesisus. Siin on Setomaa, siin on Mulgimaa. Kõik on oma niisugust traditsiooniliste, kultuuriliste juurtega ja vägade tublide inimestega, kes seda pärandit on hoidnud ja tegelikult, ütleme siis ka reklaaminud ja teinud selle atraktiivseks ja kus inimesed tulevad ja käivad ja vaatavad mujalt ilmast. Nii et neid eeldusi on palju. Riigi ootused Kagu-Eestile, me hakka neid kõik ette lugema, need on väljavõtted tegelikult regionaalarengu strateegiast, aga taustaks räägin, et mis siis edasi saab. Regionaalarengu strateegia praegune on ju kehtiv 2020. aastani, et me saame seda aruannet ka järgmine aasta esitada ja selle sees on 2 tegevuskava. Nii et selles suhtes ikkagi Kagu-Eesti on eriline või ütleme siis erilisema tähelepanu all, et selle regionaalarengu strateegia all on olemas Ida-Virumaa tegevuskava ja Kagu-Eesti tegevuskava. Ja need 2 piirkonda võeti nagu veidi suurema luubi alla sellepärast, et oma näitajatelt tolle hetkel, kui regionaalarengu strateegiat koostati, olid nad mõnes mõttes kehvemad võrreldes teiste piirkondadega. Nii, siin on veel üht-teist, muidugi Tartu osa lõunaregiooni pealinnana. Ma käisin siin ka sellel üritusel, kui kohalikud omavalitsused, selle 3 maakonna omavalitsused sõlmisid Tartuga koostöölepingu nüüd. Eks Tartu pingutab sellepärast, et saada kultuuripealinna staatus Euroopas. Aga see on jälle niisugune hea eeldus, et on võimalik neid koostöösidemeid soojendada ja paremaks teha. Ja üks võimalus, mis võib-olla ei ole lõpuni ära kasutatud, mida ka Euroopa Liit tegelikult toetab, on see piiriülene koostöö Lätiga ja Venemaaga. Et neid võimalusi jätkuvalt tuleb ja vähemalt nüüd on enam-vähem selge, et Euroopa Liit ka seda piiriülest koostööd ka järgmises rahastusperioodis toetab. Ja see annab ka teatud võimalused väikesteks investeeringuteks ja elu edendamiseks. Kagu-Eesti ootused riigile, kus see on võetud? See on võetud nüüd nende 3 maakonna arengustrateegiatest. Nagu te kõik teate, peale haldusreformi tuli selline ülesanne nüüd nende maakondade omavalitsustele, et koostada igas maakonnas arengustrateegia, arengukava. Ehk koos kokku leppida, mis on need piirkonna prioriteedid ja kuidas koos saab sinna panustada. Ja kindlasti on see dokument oluline, see peab olema elav dokument, see peab olema töösdokument, ma loodan, et ka need mõtted, mis siin nendel seminaridel üles kerkivad ja head ideed, jõuavad igapäevatöös sinna strateegiasse. Minu nägemus on see, et kui me vaatame ka selle Euroopa Liidu rahastamise uuele perioodile, siis põhiline ja sisuline otsus ka nende investeeringute kasutamises, mis siin on vajalikud kohalikel omavalitsusel või piirkondlikult laiemalt, tuleks koha pealt.
natuke oleme seda harjutanud, et kui ma eelmine kord minister olin, siis Rahandusministeeriumi ametnikud kogu aeg mõtlesid sellesse suunda, et kui meil tulevad nüüd vähem omavalitsusi maakonnas, et kuidas nagu motiveerida omavalitsusi rohkem ise mõtlema selle piirkonna arengu peale koostöös. Ja natuke sai raha ka sinna pandud juurde, see MATA. Aga seda tuleb teha pidevalt ja järjepidevalt, nii et ma arvan, et kui te suudate omavahel kokku leppida, mis on need piirkonna ja maakonna ja piirkonna prioriteedid, siis ka riik saab kontsentreeritud sinna aidata investeeringute või toetustega. Siit mõned asjad, 2 asja, mis ka viimase 2 päeva jooksul on välja tulnud, endiselt rõhutatakse, millest ma alguseski rääkisin. Eluase on oluline. Praktiliselt pole enam elusat, kui noor pere hakkab otsima, siis ega keeruline on kvaliteetselt. Tänapäeva noor ei nõustu, ei tea, mis iganes kortermajas pooleldi lagunenus elama. Ja uusi kahjuks ei ole. Neid on väga piiratult. Sealt saab üürielamutu ramm natukene toetab. Mõned omavalitsused on sealt abi saanud ja rajavad neid üürielamuid. Siis me üritame lahendada selle, et noor pere saaks lihtsamini võtta eluasemelaenu, olgu see siis korteri ostmiseks, maja ostmiseks, et riik tuleb teatud riski või garantiiga juurde. Käib ta läbi KredExi või läbi mõne teise finantsinstrumenti, kaalume. Ja ka investeeringud, ettevõtjate investeeringud, kui nad tahavad oma tootmist laiendada või oma tegevust laiendada, uusi töökohti luua, siis veidi peab appi tulema. Põhipõhjus on kinnisvara hind, et kui ma ükskõik midagi uut ka rajan siin, siis see raha, mis ma sinna panen, ei kajastu turuväärtuses. Ma võin panna siin umbes poole rohkem sisse, turuväärtus on poole väiksem, ehk pank ei tule appi niimoodi. Pank kaalub oma riske. Et siin peab olema kuskile lisatagatis, käendus, mida võiks riik tegelikult pakkuda nii inimestele kui ettevõtjatele. Juttu oli ka sellest avalike teenuste miinimumnõuetes just eile Tõrva vallavanemaga, et riik peaks nagu ära kaardistama, et mis on selle maakonna tasandi siis mingi teenuste, ka riigi osa, ka riigiasutuste osa, et see on veidi ebaselge. Et kui me räägime, et inimesed tahaksid maale elama tulla, siis nad tahaksid teada, mis teenused talle siin kättesaadavad on, mis teenused on natukene kaugemal kättesaadavad, aga põhiroll on kohalikul omavalitsusel ja saan ikkagi öelda, et natukene on muutunud, et kohalike omavalitsuste tulubaasiga peale haldusreformi me oleme tõstnud ja ka igasugused ülevaated näitavad, omavalitsuste finantsseis on päris hea. Ka võimekus investeerida on parem kui varem. Maksuerisused on lõbus teema. Ma täna pikalt sellelt rääkima hakkame, loeme uudiseid küll Poola maksuerisustest, millest veel. Mina ei ole see väga suur optimist, erimajandustsoonide loomises Eestis. Eesti on nii pisike. Me saame seda sama regionaalpoliitikat teha teiste meetmete kaudu täiesti edukalt. Ta ikkagi ju tähendab mingit bürokraatia laiendamist, tegelikult kulutusi, kui me hakkame eri regioonidele ja tegelikult ka võib-olla sellest kõrvale hiilimist. Maakondade ootused on võetud siin samuti maakondade arengustrateegiatest, kindlasti puidu ka tegelemine on nendes maakondades üks selline asi ja riik on siis aidanud ju ka kompetentsikeskuse rahastamisega, mis on loodud Võrusse. Ja alguses muidugi, eks see võtab aega, aga järjest enam puidu ettevõtjad ju teevad koostööd selle kompetentsikeskusega. Ja Valgamaalt, ühised asjad, et niisuguse, võiks toetada endiselt ikkagi nende tööstusalade tööstusparkide infrastruktuuri, kuhu siis traditsiooniline tootmine või tööstus saab minna ja töökohti luua, aga Kagu-Eesti programmist näiteks me toetame väikeettevõtlust, et just väike- ja mikrotasandil ettevõtlust, sest kui me võrdleme näiteks Ida-Virumaad ja Kagu-Eestit, siin on suur erinevus. Ida-Virumaal on teatud tööstuslik traditsioon, aga siin on just selline mitmekesine väike ettevõtluslik traditsioon ja vastavalt sellele võiksime me ka neid ettevõtjaid kaasa aidata. Välitöödeks, mis siin ikka öelda? Nautige kohalikku loodust ka, kui teil aega jääb siin seminaride vahel ja rääkige kohalike inimestega, kes ei ole ka seminaril. Ja ma arvan, et neid üritusi teil on, kus te kohalikega kokku puutute ja selgub, et päris normaalsed inimesed, nagu siin alguses räägiti, et täitsa sõbralikud ja head. Ja muidugi tahame tihtipeale alati, kui me hakkame millestki sisust rääkima, siis kõik hakkavad rääkima probleemidest, kaardistavad ära 20 probleemi.
aga ma arvan, et need probleeme me enam-vähem kõik teame ja vaatame neile enam-vähem ühtemoodi otsa, et keskendume lahendustele, et proovime leida, et kuidas neid probleeme lahendada. Ja ma loodan, et need silmast silma kohtumised annavad aluse ka edaspidiseks tihedaks suhtlemiseks, et need probleemid saaks ametnike poolt siis või need arendused ellu viidud lihtsamalt. Juba hea on teada, et näed, sa oled selle inimesega rääkinud, sa näed, milline see inimene välja näeb, eks ju. Sa tuletad meelde tema emotsiooni, kui ta räägib ühest või teisest teemast ja ma arvan, et see alati toetab. Ja üks teema, mis siis veel on, milles ma pöördun riigiametnike poole, me oleme kabinetis korra rääkinud nüüd endiselt sellest põnevast teemast, kus mul kõik ajakirjanikud mind taga ajavad, et mis riigiasutused sa Tallinnast välja viskad. Et ma arvan, et nii lühiajalised ametnike töö, ütleme siis lähetused, kui ka üritaks pakkuda edaspidi ka pikaajalisi lahendusi. Üks teema, mis on päris tõsiselt laual, mida me püüame toetada ka riigimajasid luues, on see, et tänapäeval on võimalik kohaneutraalselt juba värvata inimesi. Ja ka asutused, ametid ja ministeeriumid seda ka teevad. Aga me soovime, et see protsess oleks pidev. Et kui on vaja täita üks ametniku koht, siis kuulutatakse välja konkurss üle Eesti ja see inimene, kui ta on võimekas, sobiv, hakkab tööle kas Võrus, Valgas, Põlvas, Viljandis, Jõgeval, ükskõik kus kohas. Me loome selleks töökohta toetavad meetmed. On olemas see töökoht. Kui ei ole sellel asutusel ametil mõnda üksust siin, siis me loome sellise universaalse töökoha riigimajas. Riigimajade loomise aastad on siin praegu esialgu orienteeruvad, aga kui rahastusküsimus nüüd sügisel laheneb, siis ma loodan, et me riigimajad saame ka varem valmis tehtud. Et esialgu oli see graafik väga pikk, me tahame seda kiirendada. Ja ongi kõik. Kaevame sügavamale ja leiame lahendusi. Tänan. Aitäh. Jaak, ma ühe küsimuse kiiresti siiski küsiksin. Et maksusoodustustest sai juttu juba tehtud mõjutajana siis kohaliku või ütleme koha peal tagasi naasmist. Kuidas te vaatate või kuidas te tunnetate seda anname riigi poolt tagasi tulijale maad projekti, mida koalitsioonikaaslane ka vaadake saali poole. Et koalitsioonikaaslane ka on seda üsna aktiivselt rääkinud, et kuidas selle osas nagu taju on, et kui maksusoodustuste osas mitte nii väga, kuidas selle plaaniga? Ega mina ei tee midagi maha, kui selle ettepaneku raames aidatakse mõni pere Soomest Eestis, see on väga hea. Aga pigem on mõjuvad sellised meetmed, kui me räägime eluasemest, nagu ma rääkisin, ettevõtluse investeeringutest, elukeskkonna kujundamisest siin, mis omavad laiemat mõju, mis annavad nagu parema või suurema tulemuse. Aga see võib koosneda väga paljudest väikestest tegevustest, miks mitte üks selline võib olla, äkki mõni perekond soovibki maale tulla ja marju kasvatada. Aga ma usun, et neid ei ole muidugi sadu ja tuhandeid. Aga igast nendest väiksetest osadesse koosnebki niimoodi, et me saame siia elujõulist ja aktiivset ja inimest sellesse piirkonda. Aga kui vaadata hästi konkreetselt, kuulates neid kohalikke omavalitsusi ja kuuleme ka täna, ja kui räägitakse väga palju just maanteedest ühest küljest ja internetist teisest küljest, kuhu teie paneksite riigihaldusministrina kõigepealt näpu peale, mis võiks olla see, mis kõige kiiremini saab nendest? Võluvitsa ei ole, ka selle võlunäpp on. Et üks tähtaeg on teada, mis see kogu seda piirkonda ka aitab, 2022 on valmis 4-realine tee Mäoni, on ju. Ja sealt edasi, näete ise, 2+1 juba tehakse, et see ühendus muutub paremaks. Raudteeühendus, reisirongiühendus ja väga paljud on ju avastanud äkki, et rongiga on palju mõnusam veel sõita kui bussiga või autoga. Ka see areneb pidevalt, rongid lähevad kiiremaks, tihenetatakse graafikuid ja internetiga üks projekt on käimas, hanke on ju toimunud riigi toel, seda kiire interneti, lairiba interneti viiakse edasi. Aga ma kindlasti hoiatan ette, see ei lahenda veel päris seda viimast miili. Seal on ära kaardistatud teatud adressaadid ja me siin rääkisime Valga linnapeaga näiteks, et omavalitsused mõtlevad ka, et on ka teisi arendajad, kes soovivad tulla veel pakkuma. Aga ma arvan, et lähiaastatel see probleem Eestis tegelikult praktiliselt saab lahendada. Aitäh, Jaak!
suur tänu! tänan!